Aastavahetuse paika on tekkinud Eesti keskkonnateenustel prügiveoga probleemi üle Eesti. On teada juhtumeid, kus prügi viiakse ära 6 päeva hiljem. Peamiseks põhjuseks on massiline haigestumine, rivist on kohati väljas 1/3 töötajaid. Tallinna linn trahvi pole teinud ja firma ei näe ka põhjust, miks peaks neid karistama. See oleks põhjendatud ka meie seisukohalt siis, kui me tõesti ei tuleks toime oma teenuse osutamisega. Hetkel meie oma poolt ei näe sellist kriisi tulevat ega toimuvat. Statistika on hetkel jätkuvalt samal tasemel, nagu ta on olnud 6 aega tagasi. Me teenindame iga päev meie baasi poolt vähemalt 12 000 konteinerit. Kui te väited, et tegu oli ajutiste probleemidega ja üldjoontes oli ju kõik korras, panevad imestama neid, kes on prügiveoga hädas olnud aastaid. Meiega võttis ühendust üks kinnisvaratöötaja, kelle põhitööks on saamas prügiprobleemidega maadlemine. Ja seda muusikat, kui mõni kolleeg astub uksest sisse ja küsib, oi, sa jälle kuulad oma lemmikmuusikat. Ma panen kõlari peale, sest ma ei suuda oodata seda aega, kuni ma lõpuks kellegi kätte saan. Kadi Paul töötab haldusfirmas, mille majadest on keskkonnateenuste kliendid 28 maja. Selle prügiveoga on olnud aastaid probleeme, et mina võin julgelt väita, et keskkonnateenused ei suuda oma teenust kvaliteetselt osutada. See on olnud nii aasta, 2 kui 10 aastat tagasi, et see on pidev probleem. Mõnikord on tõesti probleem ees olevates autodes või lumistes oludes, aga mõnikord on väide turvakaameratega ümber lükatav. Sagedasem olevat hoopis probleem, et prügifirma on ära kaotanud värava või prügimaja puldi või võtme. Mõne prügimaja võti või aiavõti kaotatakse mitu korda aastas. Me kontrollime neid väiteid, et kas mured on olnud tegelikult pikemaajalised. Kuigi täna, kui me oleme kontrollinud täiendavalt, siis pigem nende kaebuste järgi, mis on linnani jõudnud, ei ole tegemist süstemaatilise probleemiga olnud, vaid pigem üksikud juhtumid, aga me võtame seda kontrolli tõsiselt. Kadi Pauli sõnul on arusaamatu, kuidas linn midagi ei tea, sest neil on toimunud mitmeid kohtumisi linnaga. Prügivedu ei olevat tema arvates raketiteadus ja on firmasid, kes teevad seda paremini. Tõsi, need on kallimad, aga neid võtta ei tohi, sest piirkonnad on jagatud hankega. Kahjuks ei olegi meil mitte midagi öelda, sest korteriühistul ei ole võimu mitte midagi teha. Meie ei saa valida teenusepakkujat, et teenusepakkujad tegelikult on linna poolt sõlmitud lepinguga siis keskkonnateenused ja isegi kui me tahaks paremat teenust, siis kõige parem tahtmise juures ei ole meil ka suurema raha eest võimalik leida või endale võtta paremat teenusepakkujat. Kinnisvarateenused kinnitas, et nad arutavad linnaga, kuidas hanked oleksid tehtud rohkem reaalsusele vastavaks. Teistpidi me just suhtleme kogu aeg Tallinna linnaga. Täna just rääkisime sellest, et uute hankelepingute koostamisel vaatame ja näeme ette teisi tingimusi lisaks. Näiteks pühade perioodil oleks lisavedusid juba ette nähtud hankega. Seniks aga ripub Kadi Pauli seinal diplom kolleegidelt. See oli jälle peale mingisugust kohutavat arusaamatut olukorda, kus ma siis nõudsin selgitusi, siis ma usun, et sellel ajal ma kirjutasin ka jälle linnavalitsusele ja lihtsalt see, kuidas mu tööpäevad mööduvad tegeledes probleemidega, mis tegelikult ei ole üldse meie probleem ja mina ei peaks sellega tegelema, et otsima kaotatud võtmeid või aru saama või ajama jälgi, miks on vedu tegemata, siis see on asjatute tegude eest veel, et minu teod ei ole viinud kusagile, sest tegelikult meie hääl on täiesti hääl kõrbes.